Let's go! Tere, Mats! Mul on sind väga hea näha siin. Oled ka jõudnud meie sekka. Kindlasti väga elevil sellest, mis täna nüüd saama hakkab. Mis me vaatama täna hakkame, mis sa arvad? Me hakkame täna vaatama Rakett 69. Me vaatasime Karoliinega Raketti ära juba. Davai. Väga hea. Aga võib-olla sa oled nüüd pettunud, ma ei tea. Pane nüüd käima ja mäng vaatame siis. Sa ütlesid enne. 3, 2, 1. Kuule. Take off! Alles! Letzte Woche bei Take-Off hat sich Team Giel beim Thema Kommunikation schwer gedauert. Weder beim ersten Challenge, wo Team Move geglänzt hat, noch bei der Summer Cube Challenge konnten sie als Team überzeugen und haben damit 2 Membern an den Duell schicken müssen. Da konnten Jamie sich gegen den Armin durchsetzen, aber auch heute gilt es, Nerven zu behalten. Panigi pastakale korgi otsa, mis siis viskas minema. Jah. Kuidas sa niisamana? Teil oli eelmine kord Karoliine küsimus, kas näidatakse neid ka, kes on välja langenud? Minu arust küll. Jamie on sees, Fabi on sees. Kõiki näidati. Burning in you, but burning in you. I know you win and I know I will lose. I'll bow down on my knees, sail across the 7 seas. Sick water, I'll drown myself in blue so that I get close to you. Sick water, orphans, you will learn not to look behind. Don't you ever forget this. I'll bow down on my knees, sail across the 7 seas. Sick water, sick water. Wunderschön Musik. An Musik spielt Orlo die Zentralrolle bei Take-Off. Kas nad ütlevad mulle, kes see on? Mina ei ütle. Also Science Challenge Show lief Kandidaten wer sich haut alles ein bisschen ernst aufspielen. Mit einem Spezialgast. Und den bestimmt erkannt, den Child aus bei uns. Willkommen auch dir. Wir werden heute mit Dinger Hölle herausfinden, was Musik und Wissenschaft gemeinsam hun anwehen die Gemeinsamkeiten nutzen kann. Ma ja, ich freue mich heute zu sehen, und ich bin ganz hochfrisch zu sehen, was das Live-Kandidaten leisten werden. Was wirst du? No me näeme juba. Chiara on fänn. Kas tundsid ära, kellega on tegemist? Kas sina kodus tundsid ära, kellega on tegemist? See on ju loomulikult tuntud popartist Child. Eelmine aasta andis ka 2 kontserti Eestis ja see aasta proovis jõuda ka Eurovisioonile Luksemburgi esindama, nii nagu meil on Eesti laul on eelvooruguna, siis Luksemburgi laulu versioonis kahjuks ei olnud see, kes läheks sinna esindama, aga sellegipoolest Eestis ikkagi, ma arvan, fänne leidub. Näiteks meie oma Riin. Riin on suur fänn, elas ka kaasa kindlasti nüüd siis, kui Child proovis jõuda Luksemburi Eurovisioonile, Luksemburi eest siis Eurovisioonile ja selle pärast siis läksime ka meie Childi juurde ja ütlesime, et meil on üks suur fänn, Riin. Ta andis kleepsu ja ma ütlesin, äkki saaks natukene sihukese pühenduse. Ja siin on siis, kas loed ette? Childi häälega. To Riin and all your friends from Quark, much love, Child. Tee südaga kätega. ja ma läksin, ütlesin, et meil on ka üks suur fänn ja siis jaa, ma arvan sellepärast, et ma olen see aasta käinud 2 korda esinemas Eestis. Ja nii on kindlasti, kui järgminegi kord Child Eestisse tuleb, siis ma lubasin, et me tuleme esiritta hüppama, paneme Take-Offi särgid selga. Aga vaatame siis, millest räägib ja laulab
Child meile tänases Take-Offi saates. Wow-Moment, weil die Musik war so schön und ich denke, tut in Ecke so innerlich so entspannt, weil normalerweise du kannst an das Studio ran und das ist so ruhig, du gibst alles hören und dann Ecke mit Musik tut gut gefehlt. Den Child singt und er singt so gut, aber für was singt ihr? Wartet da, du mal Zeugen zu sehen. Dann laul, ja. Ich habe keine Ahnung, wer das lo macht. Ich habe auch ein bisschen Angst, weil das Team ist nicht wirklich gut an der Musik. So, zum Beispiel Sonja und ich mit EO konservatoire gemacht, et ähnlich was ich kann das. Võtsime 1 aasta muusikakonservatooriumis. Minu jaoks lihtsalt see sõna juba tähendab, et no ikkagi see ei olnud nüüd nagu mingi siuke kõlapulgatrein. Ma arvan, et see oli muusikakool ja siin on lihtsalt nagu meil on tõelunud tõlk. Okay. Ta rääkis saksa keeles, ma arvan, siis see läks Luksemburi keelde, siis see Luksemburi keelest läks inglise keelde ja nüüd see tuli inglise keelest eesti keelde sinu pähe, et sa mõtled nagu tõlke see ja nüüd selle käigus on meil siis saanud muusikakoolist konservatoorium. Olgu. Ja. No 1 aasta. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Our team captain will be Paulina. She plays both the guitar and the piano, so it might be an advantage, maybe not, but we thought it's the best option. Ein Musikinstrument, bei dem auch Zeiten den Ton machen als Gitarre, just da sind sie do viel besser gesagt wie beim Piano. Ja, die Seiten von einer Gitarre sind bekanntlich schon gespannt. Aber nicht, die nach ein bisschen mehr ausspinnen, dann hört den, dass es doch mehr heiß geht. Aufgabe ist es lo, mit Hilfe von einer Gitarrseite einen unbekannten Mass zu weihen. Ja, und das Maß, das ist dem Joseph sein Schminkkoffer. Und die muss durch System bauen, den dir erlaubt, just mit Hilfe von Tain die Maß von dem Koffer zu bestimmen. Und die Equipe, die als erste Buzzer trägt und als die richtige Antwort gibt, die hat gewonnen. Wir sind bereit für den ersten Challenge von diesem Episode. Und da brauchen wir natürlich noch einen für uns den Top zu gehen. Child, wann ist Gift? 3, 2, 1. Take off! Ich war noch nie an meinem Leben so confused wie in dem Moment. Das ist so wie am Marché, weißt du? Bei uns ist Sonja Teamkapitän. Hat wie es auch was, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do ist. Also mir hat einfach geholt, verschiedene Rennen hat Möglichkeit, dort Kapitän zu sein. Aber wir wollen die Rot schlagen. Also nee, nicht schlagen, gewonnen. Mitte lüüa, aga ikka nagu korralikult. This is, by the way, this is a sound amplifier. When the judges first gave the challenge, I immediately knew what to do. I thought of our whole plan and I was like, yep, this is going to work. First, we measure what the frequency is with this one, and then the other ones. Wir können einfach sehr probieren, auch bei 2 Kilo. Und das ist einfach wie bei E-Kilo. Wie bei E-Kilo. Ich habe zwischen 5 und 10 gewischt. Mis vahendid neile antud on? Kui palju erinevaid raskusi neile antud on? Väga hea, et sa küsid. Mul juba läks meelest ära, aga hüppame nõksa tagasi, vaata. Meil on siin 3 erinevat hantlit. Ma tahan öelda, et need on 5, 2 ja 1. Tundub õige. Sest et ma tean, me valisime niimoodi, et sa ei saaks nagu kõiki kombinatsioone kuskilt vahelt. Nojah, sest sa saad praegu 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ma ei tea praegu peast. Et kui see on 3... Kui need on 5, 2, 1, siis see näeb ikka nii palju suurem välja, et see pigem ei ole 3. Sobib. Et kui need on 5, 2, 1, siis meil on 1, 2, 3, 5... Võib-olla on 5, 2 pool isegi. Ma ei tea. Ühesõnaga, neil on 3 erinevat raskust, mis on ette antud, kus on näha ka palju need kaaluvad. Neil on selline ämber, kuhu on päris hea neid sisse panna. Ja siis neil on erinevad kitarrikeeled, mõõdul, joonlaud parandan, 3-nurk, paber, sagedusanalüsaator, seda me näeme siin ka taga teleka peal võistlejatel, et selle põhjal saame aru, mis nad teevad. Ja siia on siis üks pindmikrofon toodud ka selle peale, mis on ühendatud siia kõlarisse, et see kõla siis, mis nende keel teeb, tuleb ilusti kõlarist välja, on parem meil kuulda ja on parem neil tahvelarvutiga ka mõõta. Ja siin on näha veel nöörid, kummipaelad, natuke ka puitmaterjali ilmselt. Vot. Vaatame, kas saame ise ka targemaks. And then the other ones. Wir können einfach sehr probieren, auch bei 2 Kilo. Und das ist einfach wie bei E-Kilo. Wie bei E-Kilo. Ich habe zwischen 5 und 10 gewischt. Schätze schenkt schon mal nicht, den Mathieu sing stärk zu sehen, weil der Koffer weit eigentlich 3,7 Kilo. No, 3,7. Mis sa arvad, kas oleksid käe järgi öelnud täpsemini, kui Mathieu ütles? Ja. Okei. See on minu arust naljaks, vaata, kuidas sa võidki võtta, eks ju see 3,7, aga suur asi versus 5 kilo, aga väike asi. Ja no, ma proovin neid mitte vaadata. Mina panen alati silmad kinni.
ja, aga kas tunned, et noh, jaa, sest sa võrdled, kas sa tõstad ühte mahlapakki või kahte mahlapakki või on 2 käepiim või on 1 käepiim. Olgu. Ja nii edasi. Ma olen nõus. Ilmselt saab. Minul lihtsalt on vähe arenenud see võime. Seal on lihtsalt küsimus selles, ma arvan, et kõigil on see olemas, lihtsalt, et kas sa teed seda nagu tunde järgi või sa teed seda nagu teadlikult. Et kui sa teed seda teadlikult, sa saad palju täpsema hinnangu ka. Et noh, et üks asi on see, et sa tõstad üles, no see võiks nii palju olla. Siis sa nagu lihtsalt nagu paned tunnetusliku väärtuse. Aga kui sa nagu tõstad ja siis sa nüüd võrdled seda massi enda peas teada olevate massidega, siis sa saad kohe juba mitu korda täpsema tulemuse. Nõus. Siin jälle tahan siis juhtida tähelepanu Luksemburgis kasutatavat pakendikeskuse kileteivile. Eg Toleranzgrenz vu 5% drüber oder drinnner lussen als Coachen awer och gëllen. A fir dat Gewicht rauszufannen, missten Kandidaten hier git das seit umbriert mam Frequenzmusser fastmachen, an so mat engem Obje vun dem se Gewicht kennen uspannen. Dommert kreen se schon moll en echten Ton, passen zu enger bestimmter Mass. Kannst du schon Vertraschung Dickschlag Haut sind echten Teamkapitän. Meng Familie mi sind all Musiker. Science a Musik wie sech kaum neicht. Mit gëtt ma war die Mini-Erfahrung méi. Ech sind de Karim, Ech schon 17 Joer an sinn am Ali Meirich an der Show. Musik hun ech ganz gern, Ech spiele Piano. Ech sinn immer mega gern mat Leiit. E wann ech schaffe muss, dat ich am liebsten en Einzelgänger. Ich gesinn das oft méi kompliziert mat andere Leute schaffen. Auch an der Schule wann eng Präsentation und ich man am liebsten allein wéi. Die mussten am Team zu summen zu schaffen. Abs wo Leutmenschen oft wissen, dass das immens drum denke, wat ja iwwermech denken. An weil ich aber immens sozial sinn, an ich gerne mat Leute sinn, mengen ich das Leute da net bemerken. Schon seit klangem sinn ich passioniert von der Physik. Tut mat de Schwarzflasche angefangen. Ich mat 5, wo der Feier Ma olen väiksest peale olnud paelutud füüsikast. Issand sõnad, toortõlge. See kõik algas mustadest aukudest. See on natuke nagu keegi hakkas mulle rääkinud, universum võiks tekkida. Kui mina olin väike, siis kõik algas mustadest aukudest ja nüüd meeldib mulle füüsika. Gefangen die Interesse dafür zu kreieren. Physik will ich sicher studieren. Beruflich weiß ich nicht, weil ich will just mehr lehren. Ich will just mehr von der Physik wissen und noch gucken. Ich meine, wenn ich ein Doktorat an der Physik könnte, wäre ich mal nicht viel Sorgen, mal auf einen Platz zu fahren. Guck. Alles. Ma ei näinud, aga no mul korraks oli tunne, et midagi väga kallist kukkus maa. Noh, pigem kukkuski. Sicher op der richer Spur. Giel die probieren eng ganz aner Method oni de Sound. En wie man net Gedurchtung méi mir net erlaubt. Anzwer versichen se mat dee Gewichter diese kennen, Gewicht vum Koffer ze determinéieren, wéi bei enger traditioneller wo. Ob da dawer präzis genug ass? Komm wir probieren dat. Lo schon, okay, das war schnell, ich war ziemlich überrascht. See on põnev lähenemine, sest et üles tekstis öeldi nagu konkreetselt, et sa pead kasutama, või noh, see, mis välja öeldi, oli, et kasuta muusikat, et määrata kaal. Ja vaat siin Joseph laienes ka, et nad ei näinud, et see peaks olema lahenduskäik, aga me lubame seda. Et noh, et see käis nagu nende peast läbi, et võib-olla me ütleme, et ei tohi. Kuidas sinu, ütleme, nad said praegu 3350. Arvestades seda, mis raskused neile antud oli. No siis see oli põhimõtteliselt niimoodi, et panid silmad kinni ja siis keerutasid ja siis tegid võtame selle raskuse. Et nagu kui see oleks olnud nüüd seal 5% sees, kas, no ma saan aru, et nemad olid siis valmis seda õigeks lugema. Kas sa ka tunned, et see oleks olnud ülesande vaimus? Tead, ma ei tea. No kindlasti oleks olnud ülesande vaimus, et me panime selle ülesande siia, et näidata seda heli poolt just. Ja noh, raske on öelda, eks nad ei jõudnud selle õige lahendusel. Ma ei ole ikka kindel. No nad ei pannud ka ülearu palju mööda. Võib-olla oli ka... Nad eksisid sisuliselt nagu 10%, lubatud oli 5%. Ja, täpselt. Ja arvestades seda, kuidas, et kui neil olid raskused 1, 2 ja 5 ja nad said 3350, siis see oleks võinud vabalt olla 3650, mis oleks olnud vea sees. Ja, see on aus. No, ma ei välista üldse, ma ei mäleta, kuidas see kohapeal oli. Ma küll mäletan seda, et nende tiim oli küll nagu mingi, et me ei saa mitte midagi aru, mida me heliga peaks tegema. Ja teised tiimid nagu natukene said. Võib-olla oli niimoodi, et see kohtunik ja see, et me lubame neil.
oli tingitud sellest, et nad nägid, et see vastus on vale ja siis nad lubasid selle läbi lasta. Ma ei mäleta täpselt, aga ma ka ei imestaks, kui oleks, et ma arvan, et see oleks võinud olla stsenaarium, kus minnakse öeldakse, et vabandust, mis iganes te pakute praegu selle lähenemisega, et tehke heliga. Et see võib olla, televaatajale kindlasti seda kommunikatsiooni ei jõua kunagi, aga teinekord osade ülesannetega on see, kus me lubame kasutada ainult mingit ühte lahenduskäiku. Et siin nagu näha, siis tohtis ka teistpidi läheneda, sest et eeldus oli see, et kui keegi proovib, siis ei ole piisavalt täpne. Aga nagu näeme, siis võib-olla on. Vaata. Wow, there's no way they got it right after this little time. Wann het klappt perfekt, wann net dann vun dene Fehler halt ze leeren an dann darüber abs Neues opschaffen. Wir probieren, ob die doten Antwortrisch als Child enker den Heck schon stift. Couch, weiter. Let's go. Mir stimme jo Gitarre an dem mat den Zog op der Seite erhegen. Hei war du sech genau selwech, dat ich sind 2 Oplagpunkte gewicht von der Seite, genauso wie op der Gitarre. Ja, punast on nööriga pannud praegu üldse. Ma arvan, et nad hüppavad mingi hetk jälle keele peale, aga vaatame, kuidas pusivad. Sest et sa saad ka nöörist mingi nagu sageduse kätte ilmselt. Ma lihtsalt ei usu, et see on väga täpne. Da haben wir 2 Stegen, Urven an innen. Nüüd on keel juba. Den haben wir eben nicht mal länger Kurbel gemacht, also mit einem Stift, der gedreht wird, mehr einfach mit einem Gewicht. Thema auf nicht financial Musik. Was hat ihr gesagt? If the stronger, the heavier something is on it, dann müsste sound doch viel mehr hell. Ta on ka vaata, keeled hüppavad nagu see keel, mida ta räägib. Pool lauset inglise keeles, pool siis, ma enam ei tea, mis keeles. Hallo. Wir gucken so das Sound und dann irgendwie kommt Sound aus, hole mal eine Formel, wo man nicht kann, weil keiner das beibringt. Das gerade versucht. In der Gitarre spielt. Ta ütles, et ja siis meil on valemit, mida mitte keegi meile ju ei õpetanud. Ma arvan, et ega Eesti füüsikatunnis ka ei õpetata seda valemit. Aga sa tead seda valemitu? Ma tean, et kui Eestis oli saade, see oli Karoliine hooajal, siis neile öeldi see valem ette, lihtsalt nagu enne ülesannet. Et muuseas, et kui tahate, siis see on see, mis on jälle nagu üks füüsikaline mudel, eks ju, et päris maailmas on natukene veel mingid asju, mis võivad natukene mõjutada. Ja seal saates, kui sa vaatad seda Eestis, kui see on, mis ta siis on, väga palju hooaegu tagasi, inimesed lähevad jooksvad tahvli juurde ja kirjutavad valem ülesse, nagu nad oleks teadnud seda peast. Ja nad teadski, sest nad jätsid meelde sellest, kui neile öeldi. Aga minu arust seal on nagu mingi 4. aste mingist asjast mängib. Et ta ei tule kindlasti lineaarne graafik, ma arvan, aga et sa saad ikkagi joone, sa saad punktide põhjal tõmmata ja sellepärast on ka see suhteliselt suur eksimusvahemik. Et 5% selles, sest ma ei tea, kas see on suhteliselt suur, aga et sa võiksid nagu selle lihtsalt joone tõmbamisega sattuda sinna vahemikku küll. Wird eventuell ein Vierteil an der kleineren Beispiel, dass Wissenschaft wirklich an allem dran ist. An der Musik ist zum Beispiel ganz viel Physik. Gell, Lucy? Genau, Joseph. Als Kandidatin sie verschiedene bekannte Gewichte durchschleihen. Wenn sie Delo und Gitter seit drin hängen, da können sie die Frequenz vom Ton messen. Was Mass mehr groß ist, was den Ton mehr hell geht, respektive die Frequenz mehr hoch. Idealerweise giffen sie darauf kommen, für so eine Grafik zu zeichnen. Hol mal ein Beispiel. Wenn wir eine Masse von 500 Gramm drin hängen, dann kriegen wir eine Frequenz von 440 Hertz. An dem Punkt, die giffen wir high an der Grafik androhen. So. Tead, mis ma just mõtlesin? Nii. Et nagu next level lahendus on see, et sul on need 3 raskust, on ju. Ja siis üks viis on see, et sa paned neid sinna ämbrisse ja sa saad mingi portsu raskuseid. Lisalahenduskäik on see, et sa paned 5 kilose ämbrisse ja siis tõmbad nööri, nagu lisaks keelele tõmbad sealt ämbri juurest nööri üle ja riputad teisele poole kilose ja siis sa saad 4 kilose kohta ka selle andmepunkti endale sinna. Ja siis sa saad neid kombineerides veel tekitada sealt. Ja. Mind häiris siin see, ma vaatasin graafikut ja see sagedus sõltub ka sellest, mis keele ma valin, et siin see 440 Hz on vist A-noot täpselt. Väga ilus viide, aga graafiku teljed jooksid niimoodi, et see 0,5 kilo oli täpselt mingi nagu vahelõike peal ja 440 oli nagu 2 joone vahel, aga vertikaalteljel nagu see nagu 0 punkt ei olnud nagu graafikul. Väike asi, mul lihtsalt jäi. Kriegen dann ungefähr so ein ganz leicht Kochpreis.
no mind häirib, et see ruut on kitsam. Aga see on lihtsalt mina. So an Lo hängt mat köcht mam unbekannte Gewichtrun am muss in Ortfrequenz. Am mat Hölle vun der Kurp kann man da ganz einfach am Grafik gucken, wéi schwert köcht das. An dat huet den Jamie Lo verstannen, mi wieso dacks hapert bei hinnen und der richtiger Teamkommunikation. Wann ze hei fast zit. Jedes Mal enke gibt den Pass. Was bringt das? Mal guck. Guck. Lo klingt ein bisschen mehr wie ein Gitter. Mir guck. Guck bei mir, nie mit der Luft nicht ausschwatzen. Mal 3, 5. Mit drin ist Üks operaator piilub sealt laua tagant. Ta mingi ruttu veitu. Aga mis sa arvad, tuleb õige või? Ei tule. Seal oli ju öelnud, pakuvad sama, mis kollased. Aga ma ei tea, kas see oli lõppvastus. Nad ütlesid välja selle. waren so, oh nee, Wandschiff nicht. Der einerseits trauen ich hin so für beim ersten Versuch direkt richtig zu tun. Meine Hoffnung ist noch immer du, dass wir nach Oranka dafür probieren, weil wir sind wirklich nie mehr weit von unserem Ergebnis fort. Child, check, ob Trischas. Neil on siin 3,847. Kas nad olid nagu mingi, see ämber oli 47 grammi ja võtsid list maha või nad olid mingi ümarna või? Ma ei tea. Child, check, ob Trischas. Oi! Nemad olid löödud. Wir müssen als Zeit. Oh, scheiße. Wir hatten nicht mehr lange gebraucht, wirklich. Wir war Sirem. Wir wollen noch gewonnen. An der nächsten Episode wird von den 2 Teams immer noch zu 2 durchstehen. Und das war die größte Angst, die wir alle Götte mangen hatten. Seal on 11 saadet, aga meil on täpselt sama seis praegu. On 4-3-2. Nii nagu siin jääb peale tänast. Wie das natürlich nicht so gut läuft wie in anderen Teams, das geht besser. Wir sehen nicht gerade glücklich aus, von den ehrlich als die 2. Team Rot gewinnt den Challenge der Tisch, dass man den Alex, Eleni, Paulina und Nicole sicher werden an der nächsten Runde gesehen. An andere wieder Team Giel oder Team Hof werden nächst von ihren Membern verlieren. Wer eine Equipe treffen wird, das gesehen wir am nächsten Challenge. Genau. Tead, mis see tähendab või? Ei. Et mu valitud võistleja on ikka mängus. Oot, kelle sa valisid? Ma valisin... Alexi? Ei, mitte siin. Eesti selles. Sa ütlesid, et seal on üks Alex. Sa mõtlesid 4-3-2. Sa mõtlesid Eesti saatele kogu selle aja. Ei, no mitte kogu aja, aga nagu mul nagu tuli tagant järel lihtsalt, et see tähendab, et on alles. Nii on. Sest et mul oli 4. tiimis ja seal ei saa nagu muutuda. Ich muss da ein Piano bauen, dem hat 3 Taste funktioniert und auf dem Minu lahendus sellele ülesandele. Me tahame, et te ehitaksite klaveri, mis töötab ainult 3 klahviga. Oleks see, et me tiriks selle childi klaveri sinna ja siis ülejäänud klahvidega teeks snip-snip ja siis oleks 3 klahviga klaver. Sinu lahendus, jah? No ma kuulame nüüd, mis neile antud on. Mäletad nädal aega tagasi. See oli tagasi. rumal nali, lähme edasi. Mäletad nädal aega tagasi. Sa ütlesid Karoliinale, et miks sa ei saa teha ühtegi tiimi ülesannet? Karoliin ütles, et ma olen üksi. Ja siis, et sa tahtsid teha tiimi ülesandeid. Nii. Et vaata natuke, ma lähen toon sulle need keeled. Nagu ma vaatan nagu saadet. Võid saadet vaikselt minna edasi, jah? Ma ei... Olgu siis. Marisa Schäfsche spielen. Genau so soll das am besten Fall klingen. Anscheinend du seist du nur zu determinieren, ob Kandidaten die Aufgabe auch richtig gelesen haben. Ja, es wird Ma tunnen, meil on vahet ei ole, mis ma valmis saan, meil on suur probleem, sest et meil hindaja ei ole nii professionaal nagu on Child. Nii et siis me ei saa kunagi teada, kas mu lahendus tegelikult ka oli piisavalt, jah. Piano und Hai selber testen und gucken, ob sie klingen, wie sie klingen sollen. 3, 2, 1, take off! Alles, was sie brauchen, für 3 funktionären Tasten zu bauen, steht auf ihren Discher. Schwierigkeit bei dem Ganzen ist aber, dass wir bei einem richtigen Piano Zeit weiter schwingen muss, wenn den Tast gedrückt hält, den Ton abhalten muss, wenn ihn sie loslässt, aber wenn den Tast nicht fest genug drückt, dann dir wir noch keinen Ton hören. Null Idee, so Piano oder so. Was lebt? Minu meelest
Karim ise oli suur pianist. Ma ootaks, et tal on nagu ikkagi ettekujutus, mis tegema peab. Wenn du guckst, die Piano, die so abgebaut, dass urwe Sachen sind, aber wenn du da dann dreckst, da gehen die Sachen rauf und die Pedal bleibt auch ein Tropf, so dass, weißt du, das also... Ja, got it. You got it. Got it. Really? Okay. Dat haie so een Tour am Kreis fiiert, an der geht seit so engkeier so do lacht. Dat ass még Idi. Dat ass so Problem. Boah, wart. Kann dir déi Glackespieler, wo en dreht? It goes up and down when you move it, right? Ich wusste, Mechanik. Kaks tiimi teadsid sellest klaveri mehaanikast. Alpikene. Mul veits hirm. Oi, ma vajutasin. Aware. Palun. Quiet. Nii. Mitu siis teha tahad? Ma lihtsalt, ma saangi aru, et mõte on sellest, sa tunned, et sul antakse liiga lihtsaid asju teha. Et ei, mul lihtsalt oli... see on nagu klaveriklaff, jah? Töötab ju nagu klaveriklaff. See Jaa. on üli mõnus. Nii, teeme kohe. Ma olen sul neljanda ka. Vaesed inimesed, kes kõrvaklappidega kuulavad seda. Ma võin sulle näidata. Lilla tiim paneb siia ilmselt klotsid alla, sest lilladel on klotsid all. Need on otse Luksemburgist. Aga me lasime pinge maha, et oleks natukene parem. Et ma peaks ise nagu tunima või? Võid ise tunida ära ka. Just, et kuna nad jäid meil seisma, siis me... Ja kui me paneme võistlejatele need, siis me panemegi nagu niimoodi, et see 3 keelt, mis neil on, et need jookseksid nagu 3 järjest, et nagu enam-vähem häälda ära. See oli nende jaoks ette häälestatud, või? Jaa. Olgu, oota, ma teen ka mingi häälestuse endale. Kas said paika? Ma ei tea mind liiga palju. Ma olen üks nendest elevant kõrva peal inimestest, nii et ma tegelikult ei tea nagu üldse. Ma ei tea nagu, kus piirkonnas me olema peaksime. Tulid lihtsalt lollitama. Igatahes. Kuna ma teadsin, me mõlemad oleme, me see aasta ei läinud veel Eesti laulu, eks. Ma tean, et meil on kirjas, et me tahame kunagi minna. Me lihtsalt laulda ei oska. Siis ma mõtlesin, et ma ikkagi, et me ei jääks nagu ätta. Et siis me ikkagi saame muusikat mängida. Mul on selle jaoks on see pill. Sa oled nii segaduses. Ma olen nagu, miks sa lihtsalt ei tee? Miks sa pead tegema? Sest see kerib pinget. Sõna otses mõttes. Kuule seda. See peaks vaiksem olema natukene. Olgu, mis saadet edasi ja pärast olgu siis klaver olla. Aga nagu rohkem vahendeid ei olegi või? Mis sul veel vaja? Olgu. Ma lihtsalt huvi pärast vaatan korra siis. Kas töötab nagu klaver? Ei, nagu pedaal on vajutatud. Või nagu klaveril mul, kui ma lasen... ja ei tööta, sest et see on nagu, aga see peaks käima. Aga ta ei käi. Ja need reeglid, nendest me saame ka kohe teada siin saates. Von der Piano. Das habe ich ganz lange geguckt, weil es mich auch interessiert, eine ganze Zeit lang, wie das gebaut wird. Guys, look what Alex has. That's a really good idea. They said it needs to work, swing and dampen. But and this is going to dampen. We need... Kas sulle räägiti reeglid ära juba vahepeal? Sa ei kuulanud? Ja öeldi, et kui ma vajutan, siis see peab nii kaua mängima, kuni klahvi alla hoiad, peab seda häält tegema. Ja kui klahvi üles lased, siis peab vait jääma. Jah. Väga hea. Ja, ma võib-olla ei öelnud seda välja siin, et nüüd vaatajad ka said teada. Kui klahv on alla vajutud, siis tuleb häält ja kui klahv on üles lastud, siis ei tule häält. Ja tead mis vä?
mu lemmikosa tuleb kohe. Nee, der Wert, lass mich mal vielleicht mal so. Mal guck, wann es ist, halt die Flanisch gehen. Da gibt verschwingen. Mathieu hat am Anfang nicht ganz verstanden, dass halt Taste war, hin wollte so ein System bauen, wo drin drehen müssen, wir das war ja von nicht richtig aufgab. Die Move, sie holen ein bisschen Zeit verloren, weil sie als echt bei Tafel gelaufen sind und die wildesten Ideen abgeschrieben haben und so tun. Und sie fangen glorisch dann das Material zu gucken und lohnt sich gemerkt, okay, das könnte machbar, was man wollte. Eigentlich müssen sich als echt mal gucken, welche Materialien im Tisch leinen. Vaat nad ütlesid, Mathieu tahtis kohe teha pöörlevat mehhanismi. An dat huet Team Road a priori gut gemacht, méi hire Plan ass net 100% durchcht. Wann hier seit gedrickt bleibt, da gibt's ja automatisch gedämpftes Tast und dat dürfen sie eigentlich nicht. Sie sind momentan im Holzweg. Ehk siis punane teeb niimoodi praegu, nii nagu sina tegid põhimõtteliselt. Nüüd see jääb vastu keelt ja siis keel ei saa võnkuda. Mina arvasin, et nad tahtsid selle niimoodi teha, mis on minu arust hästi lihtne lahendus. Et sul on siin see keel on ja, siin keel, siis on see asi. Ja nüüd selle asemel, et ta nagu on siin all ja ta läheb pihta, siis ta on niimoodi, et ta on nagu toetab siia keele, et ta on siin vastas, me natukene tõstame, ta on siin niimoodi. No niimoodi näiteks. Ja nüüd, kui ma vajutan, siin all on mingisugune asi, mis on siin natukene pikem. Ja sa lased selle alla ja siis ta peaks vajuma siia jälle otsa, siin peab olema vilt siis otsas. Ja siin all on siis väike nagu konks, siin alt otsast on väike konks väljas, see tõmbab nad käima. Ja siis, kui see vajub alla tagasi, ta kukub teisel poole konksu ja jääb siia. Ja siis saaks nagu... Ma ei ole kunagi mõelnud, et selle klahvi seda otsa võiks ära kasutada. Seda otsa või? Nagu seda alumist nurka siin. No, et sa panedki klahvi nagu niimoodi, eks ju, ja su see, et sa teedki nagu, et see on see, mis tõmbab käima ja nüüd ma nagu tämpingist, ma vajun peale. Üli hea ju. Ma ei kujutanud ettegi, et niimoodi võiks teha. Sest see ei ole üldse see traditsiooniline haambri lahendus. No aga see mulle tundub, et see on lihtsam. Ma ei tea ka, võib-olla ei ole. Kuna te ei andnud mulle võimalust järele testida. Nagu praegu siis. Me teeme pärast, on see eriepisood, nii nagu oli Mats Volli. Mats ehitab klaverit. Ma panen sulle häälda need. Ma tunnen, et see on täiesti ebaaus, sest et sa näed ära juba lahenduse. Ma katsun mitte siis mõelda selle välja pakutud lahenduse peale ja selle juurde jääda, kui ma siis pärast ehitama pean. Et ei oleks ebaaustat. Kas sa Eestis oled näinud seda saadet? Ei. Kus Eestis ehitati klaverit? Ei ole. Olgu, seda on Eestis ka olnud, aga see lahendus, mis siin inimesed pakuvad. Ega ma ei tea, ma ei ole veel näinud, vaatame. Igaks üks küsin, kui ma ära olin, ega graafikat ei olnud veel? Ei olnud. Väga hea, see on mu lemmik. Momentan im Holzweg. Wenn ich eine Gelegenheit habe und den Piano anzugucken, da wisst ihr, dass das Bannen ziemlich kompliziert ausgesehen. Aber nicht, dann hören sich schlummert. Ja saad aru, siin ta päriselt kõndiski. Meil nurgas on see virtuaalne stuudio. Ta kõndis ja oli seal. Aga siin on katt vahel lihtsalt, sest et seal on korraks on kole see ilustamata sein. Nii hea. Oled valmis või? Ma võib-olla haipsin liiga üles, suht kehva on, aga üliägene. Und der Teil geschieht, wenn er einen Pianostast in Gang setzt. All Tast besteht aus 50 bis 60 Einzeldeler und das ist eine komplexe Mechanik aus Hirwelen, dem Hummer und Dämpferen. Aber all das ist auch nötig, für dass der Piano so funktioniert, wie man kennen. Das heißt, ich kann einen Tast ganz dus spielen, aber auch mehr expressiv. Und noch ganz andere Nähen. Und den Ton halt auch mal spielen, sobald ich Tast loslassen. Das ist ju gerade... Üliäge ju. Ei, ma olin nii rahul. Ja kui nad Eestis käisid viimati nüüd, siis seda saadet jälle väljas, nad näitasid mulle seda graafikat. Ja ma olin nagu mine pekki ja vaata, kõige alguses, see on see esimene see. Ja vaata, nüüd ta hüppab peale. Ja nüüd kaob ülejäänud klaver ära. Me läheme vaatame siia. Ja ma olin mingi, kas see on nüüd algses asendis? Või see on selles asendis, kui sa oled nagu üles löönud ära ja ta kukub alla, aga sa pole klahvi lahti lasknud. Siis ma vaatasin, ma olin mingi, ja ma nagu, mulle näite esimene kord, ma vaatasin siin ära. No õigesti on. Praegu on ta... Sa tead, et on õigesti või? No ta on peale hüppanud praegu, peale hüppamise asend on praegu. Aga sa tunned siit poolt ära, et on peale hüppamise asend või?
sellest on näha või nagu näita sealt tagant on näha, et on pealõipamise asend. Väga hea, no et aga sa oled nüüd juba jälginud, eks ühe korra läbi vaatanud või sa saad niisama ka aru või? No see on jah, sest et see on see asi, mis ju keele kinni paneb seal, see, mis sealt üleval. Davai, see on üleval, väga hea, no näed, ma seda ei vaadanudki, ma vaatasin siit mingit vahe seda ja siis ma olingi nagu, ma vaatasin esimene kord ära, ma ei saanud täpselt aru, jätsin mingi detaili meelde, siis läks graafika edasi ja siis ma vaatasin nüüd, kui ta järgmise hüppab, et nagu võrrelda neid asendeid ja siis ma olin nagu, ja vaat see on see algus, eks ju? Jah, no täpselt nagu sa ütlesid, et see liigub vaata üles ära. Kui see on üleval, siis on klahv all. Ja siis ma olin kõrval, väga hea, see oli selles asi. Ja siis Joseph oli kõrvalt, ütles, tead, esimene kord, kui Toma selle graafiku valmis saatis, siis ma olin nagu mingi, et see tegelikult algus on vale, aga et ilmselt keegi ei pane tähele ja siis Toma, kes graafikat joonistab, oli mingi okei, ma teen ikkagi ümber, keegi ikka paneb tähele ja siis Joseph tuli Eestisse ja oli mingi, et sa nägid, mul on nii hea meel, et me selle tegime niimoodi, et ma teadsin, et kui keegi ei näe, Raid ikka näeb ja see on nii ilus ja mulle hullult meeldib, see on nii ilus selle nagu virtuaalstuudio nagu päris see kasutuskoht, vaata. Mitte, et lihtsalt, et meil on mingi green screen veel taga asjad, aga et ta päriselt interakteerub sellega, me näeme neid asju. Nii äge, olgu, võime saadet vaadata. Den Ton halt op mat spielen, sobald ich Tast loslassen. Das ist ja gerade, es muss ja weiter schwingen. Man nee, wenn die Taste gedrückt ist, ja. So ja. Aber wenn es im Ruf ist, dann nicht mehr. Ich bin Jamie Lai, ich bin 16 Jahre und ich gehe zu Dickrich an den LCD. Ich bin ganz interessiert an der Formel, wo es ja ganz viel Physik gibt. Ich will auch in die Richtung studieren, also Motorbau. Tead, et see raamat tuli eesti keeles vormelitest? Ei tea. Kuulisin üks päev Äripäeva raadiot, seal rääkis. Ja see on ikka nii huvitav maailm. No vormelid on põhimõtteliselt nagu raketid, mis ei tohi lendu minna. Jah. Ja nagu, tänasel päeval, eks ju. Tänasel päeval see on kõik juba nii timmitud, et need nagu muudatused on nagu pisikesed, sest et nad on nii optimeeritud, aga et kui sa lähedki nagu mingi mõnikümmend aastat hüppad tagasi siin teisest maailmast alati, keegi tuleb mingi hullumeelse ideega ja tõstab mingi asja üles, alla, laiemaks, kitsamaks, siis see, üks näeb lihtsalt välja nagu kloun rääb välja, teised ei näe, kui kloun on kiirem, siis kõik on järgmine nädal klounid. Üliägene. Mein absoluten Rahmen wäre dann kein Formel durchschaffen zu gehen und du können jedes Fall am Management oder Renningenieur von einem Führer zu gehen. Durch meinen Triathlon. Racing engineer, see tundub nagu dream job, vaata. Sa saad olla insener ja sa saad ka vajutada gaasi põhja. Das heißt viel Training, also 5 Mal in der Woche, plus wahrscheinlich immer ein Kurs. Weil das ja ein Einzelsport ist, also vielleicht dran so für mich auch mehr Schwergewicht mit anderen Leuten zusammen zu schaffen, weil ich wirklich bislang ultra cool fand, also einfach, wie weit ich heute schon gekommen bin. Ganz ehrlich, meine Mama hat mich schon gemeint, weil sie bauen sich stehen, wo das länger oben so wie mal dezidiert wird. Jamie spielt eine Stunde. Ich meine, den Ehrgeiz ist du, für heute weit zu kommen. Ich hoffe, dass das doch so sich wird realisieren, ja. Eestis on ka üks triatleet, kes võitis raketi saate. Karl Mell. Lugesin just, et ta nüüd hakkas siis nagu prooks, nagu triatloni, nagu pro-klassis hakkab võistlema. Et muidu ta oli veel oma nagu noorte vanuseklassis. Et äge, tema võitis. Mis sa arvad? Kui Jamie peaks võitma nüüd see aeg, kas siis on see, et okei, ma lähen triatloni trenni ja siis lähen raketi saatesse? Sest siis hakkab vaata juba tekkima mingi korrelatsioon. No, ma arvan, et nagu peab ikka tükk aega seal triatloni trennis käima. Ja keegi siis võiks juba siis teha sellega uurida, et palju meil neid triatlete ei ole saatesse saanud. Jah, palju on avasaates ukse taha jäänud, kes on triatleid. Wann hin hast rufen. Okay, boah, sie macht das abgestellt. Wir müssen gasten. Wirklich, wenn die dort oder wenn sie sehr sind, da sind wir am Duell. Wir sind am Duell. Insgesamt. Wir können probieren, Leute, wir können probieren. Let's probieren. Wir müssen wirklich. Okay, komm, wir tasten eigentlich. Hände weg vom Gepäck. Bei Team Giel fängt der Stresspegel an zu klammen. Mir für sie steht auch Munches Spiel. Nur dadurch, dass da für Team Off, die du gehend viel mehr bleiben. Ich muss so schwang machen. Aber das, wenn es irgendwie zum Beispiel ein Kabelbinder darunter ist, kann es heute dann zum Beispiel Holz drüber passen. Wie das mir gewischt wird, ja. Mis sa arvad sellest plokirulliku ideest panna klahvi otsa?
Sest nagu me panime need laua peale selleks, me panime ka keemiastatiivid, et kui keegi tahab nagu mingi, panna üles mingi kinnispunkt ja mingit nööri tõmmata näiteks üle selle, et sul, ma ei tea, midagi kukuks või nagu tõuseks. Ja sellepärast me panime need rullikud. Ja nüüd nad olid nagu, paneks siia otsa. Näed seal mingit mõtet või on nagu... No ma suudan ette kujutada, täiesti nagu Wild ID. Nii, see käib niipidi ja siit hoitad. Ja. Ma suudan ette kujutada, on meil see kaameras ka, on küll jah, väga hea, et me paneme siia otsa selle rulliku ja siis ta on siin oma raskusega. Ja nüüd meil oleks vaja, et see nagu liiguks natuke kiiremini, et kui ma nüüd siit vajutan, siis see viskab siit selle nagu terve rullik lennab. Terve rullik nagu haamer, vaata, ta viskab selle rulliku siit üles. Miks see siis üldse rullik peab olema, mitte midagi muud? No sa küsisid, kui nagu... Okei, et see võiks olla ka tegelikult ükskõik mis... Jah, et ma nagu rullik, kui rullik, ma ei tea, kuidas ta siin otsas nagu hea on. No olgu, vaatame, mis nad teevad sellega, sest mulle tundus, ma olin seal ja ma olin mingi, ma ei tea, mis nad teevad, et nad teevad rullikuga, ma kujutaks rullikuga veel teist lahendust ette, mis on siis niimoodi, et on rulliku siia, siis ta sõidab. Rullik on siin, aga rullik on nagu selle musta osa alusplaadi peal kinni ja siis siit jookseb sealt rullikult, jookseb siis nöör, üle rullik jookseb nöör, üks ots on siin, selle küljes ja teine ots on siis siin mingis teises kinnituspunktis. Ja kui me siit nüüd tõmbame, siis sellel nööril on meil siis vildi osa, mis seda hoiab nagu tämpis on ja, mis on selles asendis, kui klahv on all, et ta on vastu seda vilti. Aga kui sa nüüd üles tõmbad, siis see vildi osa tõmmatakse ära ja siin on siis nööri küljes mingi, ma ei tea, nipuka pea või midagi, mis läheb siia korraks pihta on ja tõmbab keele käima. See on täiega äge mõte ka jälle. See, et sul on mingi nöör kinnitatud klahvi külge ja sa tõmbad selle nööri pingule ja see nagu viskab mingi asja vastu keelt. Võt see on ka veel võimalus, jah. Sest mulle tundus praegu algus see, siis rääkis nipuk peast, et ma saan aru, sul jääbki, et ta on nagu kogu aeg vastas. Ja, et nagu nöör on vastas, jah. Aga nagu see nöör, nagu teine koht ei ole nii paks, et ta vastas oleks. Et nagu see osa, kus on see vilt, on see, mis summutab ja on vastas. Aga siis, kui ta nüüd mööda tõmmatakse, või see vildi osa tõmmatakse ära, klahv vajutatakse alla, siis siin vildi osa lõpus on siis mingisugune jällegi mingi väike nagu, ma ei tea, nukk, mis läheb siia pihta, tõmbab selle keele käima, siis see käib ja kui tagasi lased, siis ta jääb selle vildi tõttu sees. Sest vaata, mure on see tagasi minnes ei tohi see nipuka, see nukk ei tohi nagu teist korda tõmmata. Et nagu vaata, kui ma lasen klahvi lahti, mul ei tohi tulla teist lööki. No, see on veid siuke, et sõltub sellest, kui lähedal see sellele vildile ja nii edasi on nagu. Ma arvan, et seal on nagu, ei ole üle arva keeruline. No vaatame edasi. Wir müssen just kommen. Nee, der stoppt dann einfach rein. So. Und dann das so fast. Das werde ich gerade wollen, ja. So schlau. So, ohne als wirklich Aufgaben abzudelen, geschieht es automatisch, dass man weiß, okay, dem Start, wenn du fertig ist, nächste Aufgabe. Und so, das ist einfach mit so ein Workflow dran, den einfach perfekt zu dreimal das funktioniert. Mul on siuke tunne, et wir konnten das alles nicht leben. Wir hatten nach überhaupt nichts zusammengebaut. Was wir nur mehr frei probieren, was wir... Nad juba vajutasid. Ja ülipalju juts praegu. Roosa, lillad rääkisid rahulikult ja kollast vajutasid lihtsalt ja lähevad. Sul on tunne, et nad ei lähe duelli sest? No nad rääkisid oma tiimitööst nii rahulikult. Lillad. Von irgendeinem Fehler aus hat man können direkt korrigieren. Aber wir wollten nicht schon nie so ein Duell. Und ich hatte so Angst, ich habe einfach nicht mehr gehofft, von Cliftlos nicht funktionieren. Schön gut zu sehen. Da geht nicht bei der ersten Taste hat ich bisschen so gefühlt, dass wir gut, denn Joseph den da war direkt nicht so gut von Tod, weil es halt zweimal geschlagen hat. Nee, das ist kein funktionierende Piano. See on üli nagu äge, et osati sealmaal nad on nagu pehmemad mingil määral mingites reeglites ja siis on nagu mingid asjad, mis on et kui see on öeldud ja see nagu libiseb üle ääre, siis see ei sobi vaata. Et praegu oli ka, et Joshua see läks topelt siit vastu, siin ei ole küsimustki, see läheb tagasi, isegi kui nagu see nagu mingis kontekstis võiks võib-olla sobida. Mis siis läks topelt vastu nagu? Ma ei tea, äkki nad teevad veel korra. Neil oli siin otsas oli see, pane tagasi, ma tahan näha seda. Minu arust siit sellest esimesest löögist ei tulnud välja. See on see, kui ta on all, on ju, et siis läheb see pihta. Ma saan aru küll. Talle ei meeldi see, et see löök on siuke, et kui see kell läheb käima, siis ta nagu
noh, siuke asi tekib põhimõtteliselt. Jah, et ta libiseb mööda seda. Jah, et nagu, et see ei ole puhas heli. Et see ei ole nagu, et see on nagu, et noh, et idee on sama, et selle asemel, et teha seda, siis juhtub see. Mul on tunne, et äkki nad teevad ühe löögi veel, sest et minu arust seda nägi paremini, aga võib-olla ma kujutan ette. Das für gut, denn Joseph den da war direkt nicht so gut von Tod, weil es halt zweimal geschlagen hat. Nee, das kein funktionierende Piano. Ich meine, leider muss dann auch ein bisschen drauf schaffen. Ja. Der Piano von Team Giel klingt nicht mehr ganz bizarr, aber funktioniert doch nicht, wie ihr sollt. Tasten spielen nämlich in Ton auf, wenn ihr sie drückt, an, wenn ihr sie loslässt. Ja, sie sind nicht nur gelöscht. Ja. Mulle veel, ma ei tea, nagu Eesti kohtunikud ei ole nagu selles kommenteerimise rollis. No, et ta saab siin vaata lihtsalt olla nagu, ta nagu süütu kõrval siis ütleb, no, neil oli teada, nad ei teinud. Eestis on nagu mingi, te tegite valesti. Et ma ei tea täpselt nagu, mis see on, aga mulle meeldib see dünaamika. Just need kohad, kus nagu Joseph või Lucy on nagu mingi, et noh, me ei saa ju midagi teha, nad ise tegid praegu valesti. Et tehke natuke paremini on äge. Like, I need to löschen, weil muss ob du drüber sind. Ja, das fandst du, du hast müssen an dem deutschen Piano bauen. Ich kenne es nicht. Ich spiele. Ich baue nicht. Ich spiele. Die Move sind richtigen Weg. Sie haben erkannt, dass der Schwung braucht für Zeit, uns zu tippen. Just das Problem ist, dass sie nicht genug Masse für das so richtig schon klingen könnt. Wenn sie noch nicht gebaut für zu dämpfen. Schön auch. Oh, ne. Wir waren im richtigen Weg und es war so, wie das schon öfters geschieht, es war einfach nach Zeit gefehlt. Wir haben einfach gehofft, dass man so, dass das von den Roten nicht funktioniert und mir, das, was mir am Gange waren, noch weiter ausfähren könnte. See näeb ikka nagu süsteem välja, ne? Meine Piano braucht man einen Pianist. Child, probierst du, ob es klappt? Team Rot? Guck mal. Leider funktioniert das nicht für Piano. Es schwingt nicht weiter, wenn ich drauf drücken, an das mehr wie eine Note. Selbe Strei. Siin oli näha, et jäi konkreetselt sama, noh, nagu see, ta jäigi vastu. Zeit, dass an zwei gedeelt gehen, und dadurch sind zwei ganz komisch. No, väga ilus seletus. No, et sellel hetkel, kui sul jääb see siia vastu, eks ole, siis sul justkui keel jaguneb kaheks. Sul on see pool siin ja see pool siin. Et sellest puutekohast need jagunevad kaheks ja nüüd need mõlemad võnguvad oma resonantssageduse. Me saame just seda tekitada, kui ma panen ta rohkem siia, siis see pool teeb niimoodi ja see pool teeb. Tuligi välja. See tuli päris hea ekstreemne erinevus. Teadlane missugune. Tein entstanden, das war auch nicht gut. After our first piano failed, then I think it was basically each man for themselves. Like we were completely disbanded and talking over each other. We completely disbanded. Me ei olnud enam bänd. Jah. Jälle linni all nali, jah? The chemistry completely broke down and we really need to work on that if we want to continue. Bei einem Moment, wir hatten einfach keine Idee mehr. Wir waren dumm, so, was soll man machen? It was such a weird moment for me because no one was giving out any ideas, but usually there's an overload. But at that moment, there was zero. Wie soll man das machen? Wannst du das mit Mama Mino? Das, so. Nägid, kuidas see rullik oli kasutuse? Äkki tuleb veel? Okay, 4 Runden. Wir müssen das lose ja fertig kriegen, wir können das gewonnen. Vaata, see on nii ilus lahendus. See kukub alla sealt. Sul ongi nagu see rullik, et sa nagu viskata nagu ülesse, et sulle... Ta saab jätkata nagu liikumist, on ju? Jah, ja kui Eestis tehti nagu lahendust ja kui ma ka nagu mõtlesin sellise lahenduse peale, siis ma tundsin ka, et seal peab olema midagi, mis on elastne ja siin peab olema otsas piisavalt raskus, et kui ma viskan, siis ta nagu elastsusega painutab ennast sinna vastu, lööb ja siis jääb siia nagu alla oma selle tasakaalu asendisse. Aga kui sa paned siia šarniirise liigendina, sa oledki mingi, ma lähen ja ta läheb nii kaua, kui nüüd läheb kuskile vastu ja siis ta tuleb oma asendisse tagasi, et ma ei pea nagu mingi timmima ülitäpselt seda ja ma olen nagu mingi parim asi üldse, et me andsime need rullikud. Ma küll ei näinud seda lahendust tulemas, aga no see on ilus, kui see töötab. Ta mõretses, et ütles perfect liiga kõvasti, et nüüd vastast on jai, neil läheb hästi. Push body way keep hash. Siin oli siuke nali nüüd.
Pane tagasi, ma kuulan originaalkeeles. 4 wir müssen dat lo sehr fertig kriegen, wir können dat gewonnen. Perfekt. Okay, gut. Das push by the way, Kepesh. Ta ütles, et ma rääkisin liiga valjust ja siis ta ütles mingi it's pesh. Ja see on vist siis nagu 2 sõna, mis kõlavad samamoodi. Ma nägin, Takeoffil on meemi Instagram ja seal oli mingi nali sellega tehtud. Nii et ma olin mingi, siin peab mingi nali olema sellega, aga no ega mina aru ei saa. Vush, üle raidi pea lihtsalt. Seda ei juhtu tihti, et sinu pikast kõrgest asuvast peast ka mingi mõni nali mööda läheb. Jaa, aga kuna ma ise olen pikk, siis kõik need naljad, mis mina olen teinud, lähevad kõigil teistel. Okay, bananeplekke. Go pick bananas. Selline comeback. Snitter, das sind Dankfehler. Das sind, guck, wann es der tolle Ruppen ist. Dann schwingt das. Nee. Das ist nicht logisch, Jamie. Das war doch. Also, ich gebe nur mal so eine Harmonie an unserem Team als gespannt, weil wir wollen nur nicht verlieren, dass immer Duell. Mulle nii meeldinud need sõnakasutused, kuigi see ei ole nagu mu emakeeles, see on isegi tõlge, aga I would say that our team harmony is tense. Sind 2 von 3 Leute am Duell. Team Purple might be into something. Can you focus here, please, Nicole? Ja, mit was kurz, ich wusste nicht, dass du die... Menge no sind die Move 5 Minuten federn. Das Einschwert, was wir dünner müssen machen, war eben in Dämpfer. Okay, nur noch die Last, weil sie anders immer fertig. Die anderen definitiv so eher sind. Du musst mal... Göff mal. Pass auf, bloß ein Schluss. Ja, mulle meeldib, et nagu neil on läbi mõeldud, vaata. Nad on nagu mingi see tämper, see summuti. Et see on nagu suhteliselt lihtne, me paneme mingi švammi kuidagi sinna otsa. Me ei tegele sellele ka alguses. Me oleme kohe nagu ära prioriseerinud, et see on viimane asi. Me peame saama selle löömise haamri elastsuse käima ja siis küll me lõpus vaatame seda summutit. Gei, ma siin. Pardon? Weil ich die 10.000 € gewonnen, kriege ich nein, das ist keine Angst. Pardon? Ma ei tea, mis nad tegid, kas nad lõid mingi lauast killu välja või? Sest ühest lauast on... Liimi lava peale äkki. Okei, liim on, saame hakkama. Ühest lauast on kild väljas, kui ma viimati tulin sealt. Das ist so witzig. Das. Geht. Halt der Maul. Fick dich, Scheiß! Ja! Also, nicht die Fred, die Euphorie an der Suppe. Ich muss auch... Ja, me ei tea veel... Aga nad olid ise nii elevil nagu, et nagu teised tiimid ei olnud keegi nii elevil nagu, et nad nagu veitsid mingi, no me lihtsalt läheme proovima. Sest seda episoodi vaadates, ma sain natukene aru, kui me seal olime, siis nad rääkisid, et tead, eestlased, need ei näita üldse emotsiooni, et me ikkagi tahame teha rohkem nagu, et oleks emotsiooni rohkem. Ja kui ma nagu vaatan, siis ega tegelikult nagu selles mõttes nagu ei ole, et ma ei tea, keegi võidab ülesande, eks ju, siis eestlased ka nagu karjuvad ja rõõmustavad ja kallistavad ja tihti isegi võib-olla rohkem kui siin. Aga ma nüüd nagu selles osas ma saan aru, need inteka tüübid, nad on nad sulavad seal, näitavad oma emotsiooni, see on hea. Was hat jeder? Mit 3 Minuten den Hand gehalten und hatte gemerkt, wie gespannt wir waren. Und mich schon in das Hand so fast gedrückt und einfach immer gehofft, dass ich mich getraut zu atmen, weil ich war so, los, was Schiff funktionieren. Dritte Equipe, dritte Konstruktion. Child, the stage is all yours. Team Move hat gesagt, ob Chef als ganz interessant aus. Mal gucken, ob es funktioniert. Aber Alters, die gedrückt hat, so Fuchs. Mul on tunne, et siin on lihtsalt mingi mikker on kehvasti pandud meie poolt või midagi. Sest nagu mehhanism töötas, aga see kõla oli küll nagu mingi... See kõla oli jah. Vaat siin on, keeltel on need. Meil on siin on väikene see summutav švamm vahel, ma ei tea, kes sinna paistab. Absti, siin, siuke valge. Oli näha ka laudade peal, et võib-olla neil oli ühe keele vahelt see ära tult, sest siin on siuke polt, mis hoiab seda keelt eemal sellest puitraamist. Ja kui ta on otse vastu polti, siis ta hakkab ka tegema sellist häält. Der tut, ich bin immer mehr froh gedacht. Ich war so, oh mein Gott, es funktioniert einfach. Ich kann nicht leben. Okay. Das klingt auf jeden Fall richtig. Du musst nach Mary Had a Little Lamb draufstellen. Hallo. Da muss ich... Okay. Top. Lagi.
See on nii lagi, et seda ei anna isegi mõõta. Team Move sichert sich eng Platz am nächsten Episod eng Butterpill zu schlecken. See oli ikka nagu ilus lahendus, noh. Mulle väga meeldis. Jah. No ajakulukas, nagu me nägime, teised jõudsid mõlemad vastata enne. Ja, aga kehva lahendusega jõudsid vastata. Nõus. Et see oli, jah, see oli ilus. Ma olen väga rahul. Ma ei tohi lihtsalt samasugust teha siis pärast. Jah. Für Team Giel, für die Jelones ein Duell bevorsteht. Ich habe Angst für meinen Platz bei Takeoff, also ich habe wirklich Angst. Aber ich will noch nicht abgehen. Du hast ein Problem, jetzt ist der Wurm dran. Und ich weiß noch nicht ganz genau, weil ich da mal so aufhängen kann. Das voilà, enttäuschend aber auch zu wissen, dass wir back-to-back am Duell musste sehen. 3 inimest. Kõigi portreelugu oleme näinud. Jah, täna nägime Jamie oma ka ära, tõesti. Kas on pakkumisi? Jah, ma isegi ei tea. No, Sofia on kapten, ma arvan, et Tabby ja Jamie lähevad duelli. Ja Jamie'l on duellis suht hea nagu statline siiani. Et ta on ühes duellis käinud ja ta võitis selle nagu mingi poole sekundiga. Nii et ma panustan siis, et Sofia ja Jamie jäävad alles. Tai. Ja nüüd väike vahepala. So klingt dann de Marie sei klengtschäfsche gespielt ob engem richtige Piano. Eng Melodie, die Team Giel ist so ja wahrscheinlich nicht wert vergesse, weil et für ihr bedeutet, dass da 2 von ihr mussen an den Duell goen. Jury hat sich beroden, Joseph Feye Kandidat hat ich am mansten überzeugt. Ja, wenn es beroden an leider Sonja für ein Duell zu gehen. Sonja war haut Teamkapitän an huet die Rolle net assumiert. Ein Teamkapitän muss einfach gucken, dat sein Team koordiniert an dann noch seht hey, komm man lo da. See on selline, et mul tuleb siin nagu mingisuguste lauamängude või kaardimängudega või ka noh, päris elus on mingi siuksed nagu sul on nagu avalik valim ja siis sa pead sealt valima endale mingeid asju. Et siis mulle tundub, et see on natuke siuke nagu ja siis on nagu, et sa saad valida endale on siis nagu kaitsvad valikud ja siis on nagu siuksed agressiivsed ründavad valikud. Ja mulle tundub, et see oli siis nagu selline žürii poolt siis selline nagu kaitsev valik, et me kindlasti tahame Sonjat duellis näha, siis valime Sonja, sest siis ta nagu peab valima sealt teisest kahest selle, kes talle vastu läheb. Et kui nad oleksid valinud ühe teistest, siis Sonja oleks saanud ennast nagu mitte panna sinna. Aga miks see siis kaitsevalik on, miks see just ei ole ründav valik? No siis on võib-olla just vastupidi olla, jah. See on lihtsalt üks valik. See on Melodat und es wird kein Usurgemaat und einfach wahllos durch eine gemacht und dort ist schon mal auch so gut dezidiert für dann den Teamkapitän, den sich vielleicht echt an sicher spielt, dann an Duell zu checken. Sonja, du musst lo dezidieren, wie mit dir an der finalen Duell. Oled kapten selles olukorras, mille järgi valid, kelle vastu lähed? Kas suudad panna kõrvale enda soovi saates jätkata ja valida eeldatavalt nõrgem vastane? Noh, kui sul on mingi tunnetus enda tiimikaaslaste osas. Või oled lõpuni kapten ja valid ikka igal jah, vahet ei ole, nagu sul on igal juhul ilmselt su eeldatavalt nõrgem vastane on ka tiimile vähem kasulikum vist. Nii et siis ei ole siin mänguteoreetiliselt ka ühtegi. Nii et tegelikult on suht selge, mis valikud ta teeb. No ja ma ei tea kumb. Et kumb on nõrgem või? Ja seda ma ei tea, jah. Aga ma tal nagu... Aga kui sina peaksid valima nõrgemat, kumba valiksid? Mina ei teagi. Geht für eng Platz bei Takeoff zu kämpfen. Ich will als zweiten Dualist den Jamie. Ootasid? Ootsin. Mul oli siin ka... Oli ka teine ootus, et äkki... Mul on siin üks tähelepanek. Nii. Mis ma olen siin nende raketisaadete vaatamisest täheldanud. Et kui me jätame vist välja Juliuse esimeses raketisaates, siis kõikidesse duellidesse on siiani valitud, kapten on valinud vastassoo esindaja. Sa eilset osa ei näinud? Ei näinud, jah. Tahad spoilin sulle lihtsalt selle ühe, kes mis teeb? Ei pea. Olgu.
seal... Aga ma lihtsalt, minu kogemuses siiani on see alati juhtunud. Siuke tähelepanek lihtsalt. Selge. Teie juba teate, kas eelne saade läheks kokku sellega või mitte. Mats ei ole veel näinud. Mats läheb täna koju ja vaatab. Aga nüüd tulevad ka need nagu põhjendused, et miks selline kaaslane. Need on, ma arvan, siin... Ma mõistan mõlemat. Nicht, dass ich mal so okay gehen, und ich mir einfach gewonnen. Ich meine, das ist auch gut nicht da, ich weiß dadurch. Weil ich mal so ein Wannisch bleiben, da bleiben und leben am Tabea. Weil einfach zusammen arbeite ich mit ihm viel mehr einfach als mit Jamie. Also, du seid pro Moment nicht so einfach und wurde am Anfang wirklich schlimm und das. Kas seda oskasid välja lugeda enne või mõtlesime, et mis otsus võiks tulla? Ja. Ja nüüd? Kuulame Jamie't. Jamie. Ich drehe mich nicht so viel ab. Ich sehe mit keinen Rosen. Ich meine, das ist eine Decision, die wohl muss treffen. Am Duell muss also diese Pickfilchen und Pfeife bringen. Aber ohne selber dran zu blosen und auch ohne ihn anzupacken. Die hat 15 Minuten Zeit, für etwas zu bauen und noch zu testen. Und dann noch als Kompetition. Und der Pickfilchen, den am längsten pfeift, den hat gewonnen. Und andere wieder die größte Pfeife gewonnen. Los ich von dem Schenkelklopfer du nicht aus dem Konzept bringen, mir kämpft Platz bei Takeoff. Viel Glück. 3, 2, 1, Takeoff! Den Jamie an Sonja hun also 10 Minuten Zeit fir rauszufannen, weise man eng konstante Luftstrom hire Peckfilchen am längsten und Pfeife kreen. Aber immer feiere noch bei diesem Duell. Mis asjad neil siis on? Õhupallid. Tiimivärvi. Või noh, mitte tiimivärvi, tollivärvi. Siin on pump ka. Vesi. Ei, see on mikrofon. See on mikrofon, jah. Pump on siin väike pump. Prügikotid on ka, ma näen, jah. Prügikotid on. Siin on äädikas ja sooda. Siin Jamie laual on paremini näha. Ma isegi ei tea, mis ma kasutaks nagu. 2 pudelit vett. Torud. Lehter. Kinnitusvahendid. Vaatame. Und direkt Essig oder Backpulver so, aber ich weiß ganz genau, dass das so sprudelt, dann Gas und so. Sonst mal von was das war den, also wenn ich nicht selber drauf bloßen kann, also dann von das was ich brauche. Ja, ich meine, für den Mal für dich mal wirklich ein bisschen mit den Nerven behalten. Also, es war schon ein bisschen schwer für den Ballon drunter fast zu kriegen. So tiny Ton. Für mich ist das ein Pfeifton, ja. Na, wo ich aber merke, dass ich nicht eine klare Idee habe, sonst mal okay, 15 Minuten, so mega viel Zeit. Probiere einfach das Einfachste mit einem Luftballon. Mis ta jälle päris suur. Ta tahtis teada lihtsalt, kui suureks saab puhuda. Ich meine, ich fand den Luftballon schon einfach so kannst ablösen, für weiter noch mehr muss machen, für den Essig und den Backpulver zusammen zu machen, für eine chemische Reaktion zu kriegen. Sie hat Möglichkeiten, eine Konstruktion mit lauter Ballon zu bauen, so mehr Ballon 109 mit einem Schlauch und so weiter. Sie könnten aber auch eine chemische Reaktion machen, zum Beispiel. Mulle ei tundu üldse, et sealt sellest keemilisest reaktsioonist tekib nii palju gaasi, et seda vilet tööle panna. Tegelikult tekib või? Mul on hea meele, et sa seda ütled, et see on sinu jaoks visuaalsel hinnangul on see sinu arvamus, eks ju? Olles seda katset nagu teinud, noh. Ma ei tea ka. Nagu olles seganud kokku, ma panen selle maha, see on mul mikri ees, ma kuulen, et panen vaikne. Et olles seganud äädikat ja soodat kokku oma vahel. Mitte olles proovinud sellega vilet käitada. Ja, ma just mõtlen, et nagu lihtsalt nagu puuti insener tehniliselt äädika ja sooda kokku segamisel, et kas me saame selle nagu, et see gaas, mis sealt tekib, kas meil õnnestub teda juhtida ka niimoodi hästi nagu. Hästi nagu suur kontaktpind peab olema, vaata. Siis sul on nagu lootust, et sa saad gaasi koguse suureks ja kui sa nüüd väiksesse torusse selle suudad lükata, siis ta peaks kiiresti liikuma, siis peaks seal... Olite katsetanud ka seda või see oli lihtsalt nagu veits kartul? Me oleme seda katsetanud. Minu hinnang on, et see ei ole hea lahendus selles ülesandes. Ja miks ta ei ole, on see, et esiteks ta on suhteliselt aeglane. Teiseks, sõltuvalt vilest, nende backfilchenitega, mis siin olid, need linnuviled, ma ei ole nagu katsetanud konkreetselt seda lahendust, aga sükeste odavate väikeste nende kuuliga vile, just kui spordikohtuniku vile, aga see nagu süke lapste oma. Siis seal kipub isegi juhtuma, et kui sul
läheb see pall seest veel niiskeks ja see vile niiskeks, et siis sul kõik muud protsessid ka takerduvad, et sul ise, kui sa korraks saad selle, et siis sa võid oma nagu vile teha ebameeldivaks kasutada, siis sa peaks veel nägema vaeva, et see kuivaks teha enne, kui sa üldse saad midagi edasi katsetada. Et tegelikult jaa, see on nagu võimalik lahendus, aga see ei ole kindlasti nii hea ega lihtne lahendus, kui on näiteks õhupaljudest alustada. Meil oli see ka üks aasta siin Rakett 69 õppijuvilaagrite ülesandena sees. Enne seda on ta olnud ka Raketis, ma ei tea, kas korra, võib-olla isegi 2 kunagi. Ja seal meil oli siis õpetajate koolitusel, ma ei tea, kas 2 või 4 minutit, kõige pikem aeg, kus aeti see kott lihtsalt õhku täis. Ühest väiksest nurgast tehti avavus, mis läks otse vilesse ja pandi raskused peale. Siin on veepudelid, mida saaks kasutada väga hästi raskusena. Ja see tuleb nii vaikselt ja rahulikult sealt alla, et ka see 4 õhupalli asi, kui sa neid jätkad siin, siis see ei ole minu arust nii kaua kestev. Sellega saab siuke tugevalt saad minuti, väga okei. Aga see nagu suure kotiga, see ei ole teab, mis suur, see on, ma arvan, mingi mul on küsimus nende õhupallidega. Okei, ja me piirame seda, kui palju õhku korraga välja saab. No kas piirad? Seda on ka, sa pead siis mingi tüüli ise nagu tõmbama viimasele kuskile õhupalli liidese pead tegema. Aga jah, et seal on ka, et sa peaksid kas nagu suutma seda piirata või sa peaksid suutma kuidagi astmeliselt vabastada neid. Ja see on juba natukene nagu keerulisem, et kiiresti teha. Aga laias laastus on siin variante on. Kõige lihtsam kindlasti kõige lihtsam on kindlasti alustada õhupallidest. Minul oli üks wild mõte veel, aga seda vist ei saa teha. Et selle asemel, et me puhume vilet, aga siis ei tule heli. Ja. Me oleks pannud sinna, kus õhk välja tuleb vilest, toru õhukindlalt. Ja siis selle toru välja, siis sinna selle veeanuma alt kinni, siis me täidame selle anuma veega kõrvalt, paneme selle ka õhukindlalt kinni ja nüüd, kui me teeme alt lahti ja õhk kukub välja, siis kuna vesi läheb ära, siis õhk peab asemele tulema ja siis me nagu tõmbame sealt sellest vilest. See oleks äge. See on kastist välja lahendus ikka, see on lahe. Ma toon veel siin ühe asja võib-olla välja, et me näeme, et kindlasti raskuskohaks on see, et siia selle huuliku otsa, kuidas ma kinnitan ei, kindlasti ei ole. Õhupall ja lõikad otsa ära ja see õhupallikumm on seal kinni ja siis sa saad sealt. Ja vaata, sinu jaoks see oli mingi, kindlasti ei ole mure, teeks niimoodi, aga see on sinu peas on see lahendus kohe, nagu muidugi ma teen niimoodi. Siin ja ka nagu varasematest katsetustest siis, ma ei tea, puusalt statistika mingi 20% inimesi võib-olla mõtleb välja, et nad saavad neid kasutada ilma, et neile keegi seda ette ütleks. Backpulver an Essig, du sprudelt, dann kann den CO2 raus. Du mal, hat den auch Kind den relativ lang, konstante Luftstrom erhalten und dann hat er noch Kind einen Plastikstut abblosen und ein Gewicht drauf legen, zum Beispiel für, dass der Päckfilch ein bisschen pfeift. Noch nicht gesehen, dass Scotch hat und das wäre viel mehr einfach gegangen wie mit dem Kabelbinder. Ja, hast du an dem Stress, da guckt ihr nicht genau und möchte einfach kopieren den anderen no. Das ist so spannend. Also, mir stehen niemand rund zu zittern, mir ist just wie den Jamie Singluftballon immer mit dick ablöst. Das ist nicht sehr enam tööta. Schon mal gesagt, geh einfach los, Safe Method, entweder du kriegst... Kas see vile töötab muidu mõlemat pidi või? Nagu selles mõttes, et ma saan puhuda sealt nagu teist, mis see ava on? No see on ilmselt väga aeglane viis selle õhupalli täis puhumiseks, aga ma mõtlen, et kas ma saaks läbi vile selle õhupalli täis puhuda. Muidugi, seal nagu ventiili ei ole vahel, lihtsalt jah, et ta nagu mugav ei ole, aga ma arvan, et kui sul on ikkagi süsteem paigas, siis nagu sa oled võimelised tegema. Kas või panema sinna selle kõrre toppima sisse ja ma ei tea, näppudega suruma selle piisavalt õhukindlaks, et ta oli suht ilus ümmargune auk, et ma arvan, et see oleks olnud tehtav. Du bist etwas hin oder du kriegst Mann hin wie hat, wenn zumindest du kriegst etwas, weil du kannst in den Luftballon ein bisschen mehr über den Päckfälscher. Ma mõtlen, kas siin on see ka mängus, et kui mõlemad kasutavad õhupalli lahendust ja üks kasutab täiesti uut õhupalli, aga teine puhub selle õhupalli täis, laseb tühjaks, puhub täis, laseb tühjaks, puhub täis, laseb tühjaks ja siis paneb selle sinna külge alles ära. Et vähendada seda, kui ruttu, et siis kui meil on see õhupall nagu rohkem veninud, siis ta ei suru õhku endast nii kiiresti välja. Ja,
ma arvan, et see mängiks siin päriselt, et sellest tuleks erinevus sisse, aga siin on nüüd asi, mida me ei ole veel näinud, sest et nad on kõik ainult käe vahel natukene katsetanud. Seal tekib see koht, kus nüüd, kui ma panen selle vile ja õhupalli seal laua peale, ja õhupall läheb kogu aeg väiksemaks, siis üks, et ta vajub mingi nurga alla vahel. Et ta jääb kinni. Et ta jääb kinni. Ta võib jääda, ta ei pruugi. See on ka tegelikult... Et pane kõrs. Aga sa pead tulema selle peale kõigepealt katsetuste käigus avastama, et see nii juhtub. Ja kõik need, ma ei tea, papp ja grilltikud ja kõrred siin tegelikult valdavalt on selleks, et kui sul on vaja mingit kinnitavat struktuuri, et asjad ei läheks ümber, ei kukuks, hoiaks, siis vabalt tõmba kiirelt, eks ju, mingi teip ümber ja grilltikud külje pealt ja siis ta püsib. Ja see tuleb mängu veel enam, et kui sa teed mitme palliga süsteemi, siis see, mis iganes torud on raskemad kui pall lõpuks ja kui pall on eriti tühi, siis ta nagu vajub niimoodi alla, et see palli nagu suu sulgub. Ja seal on nüüd küll see, et kui sul on värske õhupall, siis sa tahadki vaata, et ta jõuaks selle nagu sellest, mis iganes, mis surutakse kokku, see pallihuulik, et sealt jõuaks see lõhu läbi pressida. Kui sul on mitu korda nagu lõdvaks venitatud, et siis ta enam ei jõua, aga see sõltubki, eks ju, et muudest faktoritest, kuidas sa selle asja üles ehitad, kas see on sinu jaoks eelis või see just ei ole sinu jaoks eelis. Aga vaatame nüüd, kuidas Jamie tõmbab õhupalli natukene kaugemale üle linnupepu. Sain kikes, seien. See on küll vaata, et nipukad oli laua peal ja kõik oli nagu I must nipukas. Ja siin käed juba värisevad. Jamie on lihtsalt nagu, et ma sain nagu midagi tööle. Mul on alla minuti. Ma isegi ei proovi seda palli saada täiemaks. See on siin ja kuigi ma alustasin 4 korda suurematest pallidest, siis mul on asi, mis töötab ja ma sõidan sellega. Stopp! Zeit ist aufgelaufen. Neil antaks nüüd 10 sekundit või ma nagu panekuks lihtsalt. Kas arvad ikka, et Jamie võidab? Ja. Nur noch 10 Sekunden Zeit für zu präparieren. Wir fangen mit Sonja an. Sonja, den 10 Sekunden laufen an 3, 2, 1, go. 5, 4, 3, 2, 1. Die 10 Sekunden sind leider nicht genug für meine Dinge wirklich fest zu machen. Also das halt gar nicht fest. Und dafür geschieht halt da, dass die Luft von der Seite einfach rausgeht, weil es halt nicht fest und Pickfilchen ist. Man könnte nicht viel, ne? Das funktioniert leider nicht. Man will noch nicht teschen, ne? Ja, aber... Und 10 Sekunden noch Präparationszeit für den Jamie. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stopp. Lass los. Fuck. Du hast den Jamie gewonnen! Duellimaster Jamie. Ja! Oh, good. Jamie ja Mathieu on hoomid. Mein Ziel für die nächste Episode ist definitiv dann nicht an die Duell zu kommen. Ich meine, vor 4 Jahren einfach die echt einfach zu gewinnen und dann einfach zu so in den Dach. Lass mich schaut mal, was da raus. Für das mehr traurig auch. Raketisaate formaat on ikka ka võistleja sõbralikumaks arenenud. Et alguses vaata anti punkte. Ja siis ei olnud nii, et et võitsid esimese ülesande ja siis on safe, saad järgmisesse saatesse. Sa võisid esimesed 2 ülesannet võita, aga 3. lihtsalt nii kehvasti teha ja teised nii hästi teha, et sa võisid ikka olla see, kes peab valima, kes läheb koju. Juhtus niimoodi ka või? Ma loodan, et ei juhtunud, aga nagu teoreetiliselt oli võimalik. Et sul ei olnud kunagi nagu kindlust, et nüüd on nagu turvaline. Seal oli 3, 5 ja 7 punkti vist või? Ja no jah. So tabeat zu lösen, so schon so. Ja, it's the game. Vom Sonja muss man also leider schon verabschieden. Ihm aber eine große Merci, dass es bei der Aventur von der Science Challenge Show dabei war. Und natürlich auch ein große Merci und also Spezialgast von heute, den Child. Ich bin wirklich mega gespannt zu sehen, wie weiter könnt, wie ausgesehen wird in Zukunft. You are the people, should stay with me for a while. Yeah, you are the people,
love me so right. Okay. But you out of all the people. Nächste Keier bei Takeoff, das Science Challenge Show. Ich fühle sich valid. Never give up. You can see stuff that kind of night. Never give up. Hat sollte mal Problem drin. Okay, kann ich? Show haut. Oh mein Gott. Take off! Take off! Eng gemeinsam Initiativ vun der André Loch Foundationun an dem Fonds National de la Recherche. Selline siis sai. Vägev. Ma olen juba elevil järgmise osa pärast. Ja, ma mõtlesin nagu järgmine osa nagu see, kus sa ehitad klaverit või see, mis tuleb järgmine nädal. See, mis tuleb järgmine nädal, aga jah, okei, ma võin klaveriga ehitada. Ei, minu poolest sa ei pea. Ei, teeme. See kõik on siin sinu. Too mulle lihtsalt sa tahad siin ehitada või me läheme töökotta? Teeme siin. Või läheb töökohas kirjuni või? Siis me ei pea tooma asju ja siin pärast koristama. No piisab, me teeme ühe. Too mulle üks nipukas ja üks... Ei, me läheme sinna. Ma otsustasin ära. Me läheme sinna. Oli tore. Tšau Baka siit stuudiost ja kui juhtub, et me ei mõtle ümber, siis te näete ka Matsi ehitamas klaverit. Ja ma ehitan klaverit, aga ma tegelikult tahtsin öelda teile, et märgake parti. Nii et märgake parti, märgake kvarki ja aja lõpus kõige tublimale pardi märkajale on siis ilmselt eriline auhinka. Okei.